Ma kõigepealt tutvustan ennast, mina olen Mati Masing, loomade uurija juba eelmisel ja sel sajandil, see on juba teist sajandit. Ja täna ma tulin rääkima nahkhiirtest, keda ma olen uurinud ka juba päris kaua, kui aastate kaupa lugeda, siis tuleb isegi üle 40 aasta. Ja paar aastat tagasi ma sain trükis avaldada raamatu Eesti nahkhiired. Ja mul on täna ka neid kaasas, nii et kes on huvitatud, siis võib omale saada. Kastis veel on, ma usun, et kõigile huvilised täna jätkub. Ja lisaks eestikeelsele, kus on siis kõik Eesti nahkhiirte liigid sees ja ka ülevaade nende uurimisest ja avastustest ja tulemustest, mis nahkhiirtega uurimisega on saadud. Siis samasugune sarnane nahkhiire raamat on ka inglise keeles, Bachelor Estonia. Aga lisaks Eesti liikidele on siin ka liike, keda ma mujal Euroopas käies olen leidnud ja siia raamatusse pannud. Nii et on võimalik ka inglise keeles lugeda, aga siis tänane ettekanne on eesti keeles ja ma loodan, et saate aru kõik, sest kuigi me oleme Võrus ja Võrumaal on oma keel ka olemas, mida mina ei ole ära õppinud. Aga loodan, et saate aru. Ja ma olen küll hästi ära õppinud nahkhiirte keele. See on kõige tähtsam. Ja võite minu käest pärast küsida eesti keeles ja ma vastan siis nahkhiirte keeles vastus. Nüüd plaanis on 1,5 tundi umbes anda ülevaade siis nahkhiirte uurimisest Eestis, Võrus ja mujal Euroopas. Siin kuulutuses oli, et mujal maailmas, aga maailm on suur ja lai. Mõtlesin, et kui me siin täna õhtu istume, et piisab, kui rääkida Euroopa nahkhiirtest ja siis eriti Eesti nahkhiirtest ja ka Võru nahkhiirtest natuke. Ja võib-olla keegi tunneb ära kaane pilt, et see on kuskil Võru linnas tehtud. Teate, mis koht see on seal? See on see Poreli ojaga. Gaasitehase juures ei ole see väike. See peaks vist gaasitehase juures olema see, mis see tuli siia. Kui sinna minna, see on nüüd Tammula järv jääb sinna taha, eks ju. Ja kui minna siit samast Statoili juurest alla või siit raamatukogu juurest, kus me täna oleme, Võrumaa keskraamatukogu, siit alla minna järve poole, siis seal on niisugune silt Juudi park. Nii et selle pargi nimi vist ongi Juudi park ja siis seal on niisugune kanal, mis on järvega ühendatud, veega täidetud kanal ja see muuseas on ka üks huvitav koht, kus mõnikord on erinevaid nahkhiireliike, nad toituvad seal või lendavad mööda või kõrgemalt üle ja 5 või 6 liiki nahkhiiri ma olen leidnud just selles ühes punktis, et see on üks päris hea nahkhiire koht. Aga neid siin lähedal jah, siin pool kilomeetrit võib-olla. Aga neid nahkhiirte elupaiku, millised nad on, nendest ma ka täna räägin. Aga kõigepealt esimene osa on nahkhiirte liigid, tutvustan liike, siis mis liiki nahkhiiri on. Alustuseks ma küsiks teie käest, et mis te arvate, et mitu liiki nahkhiiri on Eestis? Mis te arvate? Palju võiks olla? 3. No 10. 10 on parem pakkumine. Kunagi oli niisugune juhus, et see oli juba paarkümmend aastat tagasi. Et ma küsisin ja siis üks inimene ütles, et üks liik on nahkhiir. Ja veel huvitavam juhus oli möödunud sajandil 80-ndatel, kui ma alles käisin ülikoolis, olin lõpetanud ülikooli ja kirjutasin oma esimese raamatu Lendlased, kui te olete juhtumisi näinud. On ka minu kirjutatud raamat Lendlased, eestikeelne nahkhiirte raamat. Ja siis ma ministeeriumiga suhtlesin, Keskkonnaministeeriumiga ja siis seal nagu tuli ka nahkhiirtest jutuks ja siis seal oli niisugune ametnik, kes ei uskunud üldse, et Eestis on nahkhiir. Ei ole võimalik, et Eestis ei ole üldse nahkhiir. Ja huvitav, et Keskkonnaministeeriumis oli tööl niisugune inimene, kes ei uskunud, et Eestis nahkhiir. Aga Keskkonnaministeeriumi ülesanne on ju kaitsta loodust Eestis ja tema on ju ainuke,
kellel see ülesanne ametlikult on, eks ole, kuigi põhiseaduse järgi paragrahv 53 Eesti Vabariigi põhiseadus, igaüks peab kaitsma loodust, eks ju. Kõik peavad kaitsma, aga tegelikult, kes saab kaitsta ikkagi, kellel on ressursid, vahendid selle jaoks. Looduse kaitse on suur teema, eks ju, ta hõlmab ju kogu Eesti ala, eks ju, peaaegu kõiki inimtegevusi. Nii et see on üks omaette suur teema, millest võiks ka kunagi rääkida, aga just praegu turgatas meelde küsides, et mitu nahkhiirti Eestis on. Et üks inimene, kes pidi kaitsma nahkhiiri, ei uskundki, et Eestis on see nahkhiir. Aga ma loodan, et tänu minu ja minu õpilastele ja abilistele, kolleegidele, Tiit istub siin kõrval, mina olen Mati ja me oleme paar aastat juba koos käinud ja teinud väga huvitaid avastusi ja tänu nendele meie huvile ja meie tegevusele on juba järjest rohkem inimesi, kes oskab öelda, et Eestis on nahkhiir ja isegi täpsemalt, kui palju on. Ja kas keegi pakub veel? 10 oli viimane pakkumine. 15. Jah, 15, see on juba bingo. See tegelikult ongi 15, aga mina olen leidnud 14, aga see ongi peaaegu 15, sest 15. liik on siin kohe Valga uksele koputamas. Eelmine aasta augustikuus ühe Soome poisiga käisime Põhja-Lätis nii huvil põhineva teaduse ekspeditsioonil, nagu kogu minu tegevus on huvil põhinev teadus ja teavitamine. Siis meil õnnestus leida hilisnahkhiir, suur Eptesicus serotinus, keda kunagi ei ole Eestis leitud ja keda ma olen otsinud. Ja siis juhtus, saime 5 kilomeetrit Valga linnast Läti poole, lendas korra mööda. Ja siis oli muidugi suur rõõm ja suur avastus ja nüüd järjest rohkem on lootust, et ka 5 kilomeetrit siinpool leiaks selle liigi, et siis on tõesti 15. Muidu ma olen leidnud 14 ja üks rohkem Eestis ei ole leitud kui 14, aga isegi hästi, sest nahkhiireliike on maailmas üle 1000 ja mõned arvavad isegi 1500. Täpselt ei oska öelda, sest keegi ei ole seda inimestel sündinud, kes kõik nahkhiireliigid kokku loeks maailmas. Samuti ka putukate või teiste loomade. Aga nii arvatakse, et kuskil 1500 liiki võib olla. Ja parasvöötmes või seal, kus meie elame, kus vahelduvad aastaajad, igal aastal on kevad, sügis, suvi, talv, eks ole. Ja seal on ainult 10% liikidest, nii et väike osa nahkhiireliikidest ainult elab parasvöötmes Euroopas siis ja Eestis ja see on umbes 10%, nii et kui Aafrikas kuskil on mitusada või Kesk-Ameerikas isegi Costa Rica, Eesti suurune riik, eks ole, seal on üle 100 liigi nahkhiiri. Siis Euroopas on umbes 45 liigi nahkhiiri, terves Euroopas. Väikeses Costa Ricas on üle 100, need on muidugi troopilised liigid siis. Ja Eestis on siis 15, kolmandik Euroopa liike. No nii, vaatame, mida siis räägib meile nahkhiir. Ja edasi annab nahkhiirte uurija. Nahkhiirte üldvaade on siis selline, et on ikka väike karvane loomake, miks ta nimi on nahkhiir. Et kui tal tiivad on külje peal koos, siis ta ongi nagu hiir karvane. Aga siis, kui ta tiivad laiali sirutab, siis ta on nagu lind ja vana rahva pärimuste järgi on ka, et kes on hiir ja lind korraga, et need mõistutused on olnud, kes siis arvab ära, kes on ka nahkhiir. Nii, vaatamegi liikide määramist. No lühidalt, sellest on ka raamatus selles samas raamatus Eesti nahkhiired, siin on natuke ka liikide määramist, kuigi see ei ole põhiliselt määraja. Aga siin natuke on enne liikide kirjeldusi, kui tulevad juba liigid koos levikukaardiga ja portreedega ja elupaikadega. Iga liigi puhul siis siin ees on natukene ka on joonised ja samasugused, nagu ma siin näitan joonised, kuidas siis nahkhiirt saab ära tunda kehatunnuste põhjal. Kõige pikem mõõde on siru ulatus, kui tiivad on laiali sirutatud, nagu ka lindudel. Saab mõõta kõige pikem mõõde
ja siis niimoodi võrdluseks, et kõige väiksem nahkhiir, kes Eestis elab, kääbusnahkhiir või pügmeenahkhiir, nende siru ulatus on vaevalt 20 sentimeetrit, nii palju umbes. Ja kõige suurem, siis Põhja-Euroopa suurim on 40 sentimeetrit, see on suur videolane ja samuti ka hilisnahkhiir, see suur laiade tiibadega eelmine aasta, kelle me avastasin siit Valga linna tagant Lätimaalt, hilisnahkhiir. Need on 2 suurt ja Põhja-Euroopa suurim on siis suur videolane ja see on ka Eestis olemas. Aga siis on teisi mõõtmeid veel, on näha, et näete, kuidas sõrmed, pikad sõrmeluud on nende vahel lennunahk, selle järgi siis tunneb ära, millised liigid on ka tiibade laiusest. Oleneb, milline liik on, mõnel on kitsad tiivad, mõnel laiad. Kellel on kitsad tiivad, need lendavad kiiresti nagu videolased. Pikk tiivad, aga laiade tiivadega nagu suurkõrvad, lendlased, nende lend on aeglane. Nii et see tiiva kujust oleneb siis, milline lend on ja kus lendab, kuidas siis nahkhiir lendab ja toitub. No siin on veel hulk tunnusid, aga ma ei hakka ükshaaval need lugema, keda huvitab, siis need pildid on ka raamatus. Nii, ja on kõrva tunnused on ka tähtsad, sest nahkhiir, nagu teate, või olete kuulnud vast, kui ta lendab, siis alati tekitab ultraheli impulsse. Need on niisugused helisignaalid, hästi lühikesed, teravad, tugevad. Aga inimkõrvaga need ei kuule, sest see on ultraheli. Ja selleks, et ultraheli kuulda, inimene saaks, siis on olemas ultraheli detektor, mida siis kasutades me kuuleme nahkhiirte hääli. Ja seda detektorid on nüüd, tänavu ongi juubel, 25 aastat tagasi hakkasime esimene kord Eestis neid kasutama. No, neid Eestis ei toodeta küll. Euroopas on mõnedes maades, Rootsis ja Inglismaal, Saksamaal, kus neid tehakse, et siis sealt tuli tellida. Ja 25 aastat nüüd tänavu täitu siis nahkhiirte detektor uuringutest Eestis. Aga detektori uuringust ma räägin natuke hiljem ja siit saame minna. Mis see traagus on? Kuidas? Mis see traagus on? Ahaa, traagus ehk kõrvakaas. See on olemas paljudel imetajatel, kel on kõrv, enamikul, sealhulgas ka inimesed, katsuge, kas teil on kõrv ja kui te panete kõrva ava juurde, katsute, siis see kõrva eesservas see kühmuke, kas teil on, see ongi traagus. Aga nahkhiirtel on ja selle vastas kühmuke on antitraagus. Need on anatoomiliselt nimed ja see on siis kõrvalest, mis välja arvatud, lindudel ei ole, aga imetajatel on. Nii et see traagus, see on vajalik selleks, et oma heli siis kinni püüda, ultraheli kajasid. Nahkhiir saadab ultraheli impulsse ja nende peegeldunud kaja, ta kasutab kaja lokatsiooni, siis nende kõrvadega ta püüab ja kõrva ehitus ja ka traaguse ehk kõrvakaane ehitus, selle kuju ja mõõtmed, see nüüd sellest oleneb, millist heli ta siis saab, millise kvaliteediga ja millist heli tal on vaja kuulata. Nii et see ongi põhjus ka, miks nahkhiire liigid erinevad nii tiibade poolest, kui nad erinevad veel rohkem ka kõrva ja kõrvakaane kuju poolest. Sest see kõrvakuju jälle oleneb sellest, kui kiiresti ta lendab. Kõik, kes kiiresti lendavad, nendel on väga lühikesed kõrvad. Kes aeglaselt lendavad, nendel on väga pikad kõrvad. Ja kui on pikad kõrvad, siis on hoopis teistmoodi kuulmine. Seetõttu ta ka saadab välja teistsuguseid signaale. Ja seetõttu nende erinevate liikide, erinevate signaalide põhjal, mis detektorist me vastu võtame, me saame eristada ka nahkhiire liike. Mitte lihtsalt me ei kuule, et nahkhiir lendas mööda, et ultraheli, vaid enamasti me saame määrata ka selle heli järgi juba nahkhiire liigi. Sest nende erinevate liikidel on hääl on natuke erineb ja selle erinevuse üks väljendus on ka kõrvas. Ja sellepärast kõrvatunnused on väga tähtsad nahkhiirte liigi määramisel. No, kes on asjatundja, piisab juba ainult kõrva peale vaadata, ta oskab öelda, mis liik on, ei peagi rohkem vaadata.